Kiiev ei pea ametlikult enam Washingtoni usaldusväärseks liitlaseks Donald Trumpi seisukohtade tõttu ning suunab oma tähelepanu üha aktiivsemalt Euroopale ja mitte ainult. Ukraina muutis märkamatult oma partnerlusstrateegiat Ameerika Ühendriikidega ja suunas oma liitlassuhted ümber Euroopale ja isegi Lähis-Idale. Sisuliselt samal ajal, kui kõik vaidlevad selle üle, kas USA lahkub NATOst või mitte, on Ukraina juba jõudnud oma partnerlust ümber suunata. Ja täna analüüsib ajakirja The Atlantic uues artiklis strateegiliste uuringute professor St. Andrewsi ülikoolist Phillips O'Brien Ukraina järsku pööret Ameerika Ühendriikide suhtes. Ja mulle meeldis see materjal nii väga, et ma tahan seda teiega jagada. Hoolimata Ameerika toetuse vähenemisest suutis Ukraina, nagu väidab O'Brien, uute sõjaoludega kohaneda ja isegi initsiatiivi enda kätte haarata. Ja mis kõige tähtsam, Ukraina loobus lõpuks Trumpist ja nüüd võib ta endale lubada, et ei pea enam üldse Ameerika presidendi administratsiooni ees pugema. Ja kui te kuulate Ukraina presidendi kantselei viimast retoorikat, siis saate aru, et seal on hakatud üsna kriitiliselt väljenduma nii Trumpi kui ka tema poliitika kohta. See näitab, et enam ei ole hirme ning ilmselgelt on tekkinud uus partnerlus ja uus liitlassuhe. Räägime sellest. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige see kanal, pange like ja jätke selle video alla oma kommentaar. Ja kui te peate selle kanali tööd oluliseks ja vajalikuks, saate seda toetada oma annetuse või YouTube'i sponsorlusega. Kuidas seda teha? Kõik lingid ja andmed leiate selle video kirjeldusest või QR-koodi kaudu oma ekraanil. Niisiis, väljaanne The Atlantic avaldas tema professori Phillips O'Brieni materjali, mis uurib, kuidas Ukraina märkamatult Donald Trump maha kandis ja oma partnerlust ning liitlassuhteid ümber suunas. Nagu professor kirjutab, rohkem kui aasta pärast Donald Trumpi naasmist Valgesse Majja hoidis Ukraina vähemalt avalikult lootust, et suudab teda enda poolele meelitada. Avalikult pidas Ukraina läbirääkimisi ja oli isegi peaaegu kõigega nõus, millest Valges Majas räägiti, kuid kulisside taga toimus midagi muud. Järgneb O'Brieni tsitaat. Donald Trump, kes korduvalt näitas oma sümpaatiat Vladimir Putinile, peatas tegelikult Ameerika sõjalise abi Ukrainale. Ta solvas regulaarselt Ukraina juhtkonda ning 2025 aasta veebruaris tegi ta isiklikult president Volodymyr Zelenskile ovaalkabinetis noomituse. Sellest hoolimata osales Ukraina distsiplineeritult Donald Trumpi algatatud rahuläbirääkimistel, mis olid alguses peale kallutatud Venemaa agressiooni soodustamise suunas ja osutusid lõpuks viljatuteks. Zelenski nõustus maavarade kaevandamise tehingutega, mis väidetavalt lubasid ameeriklastele kasu. Ta kiitis isegi heldelt Donald Trumpi ennast. Hoolimata kasvavatest kahtlustest lähtusid Ukraina juhid eeldusest, et meelitavad sõnad USA presidendi aadressil ei tee kahju ja võivad ehk aidata tema poolehoidu võita. Aga nüüd kõige huvitavam. Kogu see aeg toimus kõik kulisside taga. Praegu näib, et Kiiev on juba loogunud lootusest Ameerika Ühendriikide peale. Ukraina otsib aktiivselt uusi diplomaatilisi ja sõjalisi partnereid. Näiteks jagab ta oma raskelt omandatud droonisõja kogemusi Saudi Araabia, Katari ja Araabia Ühendemiraatidega. Samuti sõlmides relvade ühistootmise kokkuleppeid Saksamaa, Suurbritannia ja Skandinaavia riikidega. Aga kõige tähtsam, Ukraina saatis droone ründama naftaekspordiobjekte Venemaa Peterburi piirkonnas. See on sügaval vaenlase tagalas. Eirates, nagu ütles Volodymyr Zelenski ise, mõnede partnerite signaale hoiduda rünnakutest Venemaa energiarajatiste vastu. Hiljem kinnitas Ukraina presidendi kantselei juht Kirill Budanov, et jah, Washingtonis paluti kogu selle aja jooksul rünnakutest hoiduda. Aga nüüd võib Ukraina endale lubada nendele üleskutsetele mitte tähelepanu pöörata. Ja nüüd, kasutades väljendeid, mis veel hiljuti tundusid mõeldamatud, andis Zelenski mõista, et ta ei pea Ameerika Ühendriike enam usaldusväärseks liitlaseks. Ja mis veelgi üllatavam, ta arvab, et kogu Euroopa peaks hakkama eemalduma transatlantilisest sõltuvusest. Püüdes vältida energiahindade edasist tõusu Ameerika sõltuvuse taustal. Iisraeli sõja ajal Iraani vastu leevendas Trumpi administratsioon, nagu te teate, sanktsioone Venemaa naftatootjate ja müüjate suhtes.
Ja eelmisel nädalal Itaalia raadiole antud intervjuus kritiseeris Zelenski selle otsust. Järgneb tema tsitaat. Minu arvates mängis Venemaa ameeriklased taas üle. Ta mängis üle isegi Ameerika Ühendriikide presidendi. Ja mis oluline, Zelenski ise levitas Twitteris oma Trumpi kohta käivate kommentaaride ingliskeelset versiooni, et jõuda veelgi laiema publikuni. Varsti pärast seda teatas Zelenski, et kui USA tõesti plaanib NATOst lahkuda, nagu Trump korduvalt on ähvardanud, vajavad Euroopa demokraatiat täiesti uut julgeolekuarhitektuuri. Ja tema sõnul vajab Euroopa Liit Venemaa eest kaitsmiseks ilma Ameerika abita selliste riikide nagu Norra, Suurbritannia, Türgi ja Ukraina võimekust. Sellega eristub Zelenski praegu järsult Euroopa liidritest, kes on viimased 15 kuud meeleheitlikult eesklenud, et USA on endiselt oma traditsioonilistele liitlastele pühendunud. Selles protsessis on mõned neist end tegelikult alandanud, näiteks NATO peasekretär Mark Rutte, kes nimetas Donald Trumpi issiks, kui te olete unustanud. Hiljem selgitas Rutte, kes on päritolud hollandlane, et see oli keeleline probleem. Ta väitis, et ta ei öelnud issi, vaid midagi muud, aga kõik said sellest nii aru. Keegi ei tahtnud tunnistada, et Trumpi tagasitulek muutis USA Euroopa julgeolekule ohuteguriks. Ja toon veel ühe tsitaadi O'Brienilt. Ukraina valmisolek rääkida avatult oli mitme teguri koosmõju tulemus. USA vähendas isegi neid tagasihoidlikke relvakoguseid, mida nad veel Ukrainale müüsid, püüdes hoida ressursse enda sõjaks Iraani vastu. Kuigi Trump rääkis aeg-ajalt võimalusest kehtestada Venemaale karmid sanktsioonid, ilmselt selleks, et rahustada oma partei pro-Ukraina tiiba, ei vaevuda viimasel ajal isegi selliseid žeste tegema. Kuid ukrainlaste jaoks oli kõige demoraliseerivam see, et Trumpi administratsioon avaldas Kiievile regulaarset survet, nõudes Putini kasuks territooriumide ja mis veelgi olulisem, Donbassi elanikkonna loovutamist rahuleppe raames. Need asjaolud ajendasid Zelenskid ja teisi Ukraina juhte otse rääkima USA ja Putini üha tihedamast lähendamisest. Ja hoiatama teisi Euroopa riike ohu eest, mis seisab selles, et Ukraina avaliku seisukoha muutus toimub ajal, mil tema sõjaline olukord mõnevõrra paraneb. Vähemalt võrreldes eelmise aasta raskustega on olukord veidi paremaks läinud. Suures osas toetudes oma enda droonitööstusele ja sisemisele sõjalisele korraldusele. Ukraina väed on paljudes piirkondades initsiatiivi tagasi saanud. Ja viimastel kuudel olemasolevate andmete kohaselt põhjustavad ukrainlased Venemaale rohkem kaotusi, kui viimane suudab korvata ning valutavad tagasi rohkem territooriumi, kui Venemaa suudab hõivata. Rindejoonel on Ukraina tugevdanud ja laiendanud niinimetatud drooniseina, mis piirab Vene vägede liikumist. Varem sel nädalal teatas Kiiev, et neil õnnestus vallutada Vene positsioon ja võtta vangi mitu sõdurit, seadmata ohtu ühtegi Ukraina võitlejat, kasutades ainult mehitamata õhu- ja maasüsteeme. See tähendab, et ainult robotiseeritud süsteemidega õnnestus positsioon vallutada ja veel ka mustad venelased vangi võtta. Samal ajal hakkasid ukrainlased enesekindlamalt droonidega lööke andma keskmistel ja pikkadel distantsidel kaugel rindeliinist, mida näitas rünnak Peterburi lähedal. Just nimelt Ust-Luga ja Primorsk. Lõpuks jätkab Ukraina sisuliselt Venemaa mereväe kohaloleku blokeerimist Mustal merel. Isegi Venemaa kõige paremini kaitstud baasides olevad laevad ei saa enam pidada end Ukraina löökide eest kättesaamatuks. Viimased 15 kuud on Ameerika ametnikud ja paljud lääne analüütikud keskendunud Ukraina nõrkuse küsimusele. Trump väitis eelmisel aastal kurikuulsalt, et ukrainlastel pole kaarte. Kuid Ukraina võime kohaneda isegi ilma Ameerika abita on osutunud lihtsalt hämmastavaks. Ja täna on Ukraina üks maailma liidreid droonide arendamisel ja tootmisel. Ja teatatakse, et 2026 aastal plaanitakse toota kuni 7 miljonit sõjalist drooni. Ja veelgi enam, USA armee minister Dan Driscoll ütles hiljuti otse, et jah, Ameerika armee ammutab Ukraina relvajõududelt tohutult kogemusi kaasaegse sõjapidamise vallas. Ukrainlased eelistaksid kindlasti näha USA-d oma poolel, mitte Venemaa poolel. Aastatel 2022-2024 andis Washington Ukrainale rohkem sõjalist abi kui ükski teine riik maailmas.
kuigi märkimisväärne osa sellest abist saabus viivitustega ja sageli kaasnesid sellega lihtsalt ärritavad piirangud. See mängis siiski otsustavat rolli Ukraina ellujäämises sõja esimestel aastatel. Kuid täna ei arva ukrainlased, et Ameerika toetuse kaotus viib paratamatult mingisuguse lüüa saamiseni. Nagu kirjutab O'Brien, näevad ukrainlased, et suudavad sõjalisi pingutusi jätkata oma ressursside ja Euroopa partnerite abiga, isegi kui USA taandub. Kunagi oleks USA kui liitlase kaotus tähendanud Ukrainale katastroofi, nüüd enam mitte. O'Brien lõpetab oma materjali. Siia panen 3 punkti, kirjutage oma arvamus ja järeldused selle video kommentaaridesse, telli kanal, vajuta kellukesele ja ära unusta vajutada meeldib nuppu. Tellige minu Telegrami kanal Pehi News, link sellele on selle video kirjelduses ja kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, olen teile selle eest tänulik. Seda saab teha annetuse, YouTube'i sponsorluse või tasulise tellimuse kaudu, näiteks Patreonis. Kõik lingid ja rekvisiidid leiate selle video kirjeldusest. Sellega on kõik, hoolitsege enda eest, kõike head, jätkub.